Tere hommikust, sõbrad, tere hommikust, tüdrukud. Tere hommikust, Tahul. Tere hommikust, sõbrad. Tere hommikust, Liisbet. Tere hommikust, eksid. Me oleme siin siuksel mõnusal hallil hommikul. Tutvusta külalist. Läbi vihma. Räägime tähtsad asjad enne ära. Okei, meil on siis täna külas ei keegi muu kui Liisbet. Belov. Belov. Kas sul perenimi on tegelikult 2 V-ga? Jah, aga hääldatakse Belov ja F-iga. Okei. See on nüüd selge. See on nüüd selge. Liisbet on siis fitnessvõistleja, treener. Tänane osa on siis, võtame siis selle Eesti meistrivõistlused kokku. FitLabist räägime natukene. Ja, kuna mina olin siis ainukene siit seltskonnast, kes FitLabil oli. Üldse käis. Ei, mitte et see oleks halb nagu võistlus olnud, aga kuna me eile värskelt siis Eesti meistrivõistlustelt oleme siin kõik tulnud, kõik 3 olime nii-öelda treenerite backstage'i rollis, siis võtame selle teema ette. Ma arvan, et paljud tahavad kuulata backstage'i muljeid, võib-olla natuke kõlakaid, mitte palju, aga natukene ikka. Me ei viitsi nagu iseennast, ma olen siin nagu kuskile draama keskele nagu sättida, et see, kõigil on kindlasti oma arvamus asjast, aga põhimõte on lihtsalt siis, meil on tegelikult Jüri, shout out to Jüri Kartul, me oleme Jüriga päris palju rääkinud, et miks ei ole seda esiteks live-ülekannet koos sükeste sõltumatute kommentaaridega, mida me võiks täna nagu natuke teha nagu on ja kui sõltumatud me saame olla, sest et nii palju nagu tuttavaid vaata ju võistleb on ja siis ongi nagu Ammonia tüdrukud, fitnesskooli Katja tüdrukud, need on ju nagu niimoodi, pluss veel meil oli veel Evelin Agu oli ka veel enne, kõik olid nagu ühes nagu ühe vaiba peal seal nii-öelda, ühe selle leopardi pleidi peal. Et siis nagu kui sõltumatud me saame nagu olla, aga proovime. Üldiselt võistlus, ma räägin praegu kohe nagu oma osa ära. Üldiselt võistluskorraldus nagu ikka. Eriti midagi uut ei olnud, ainuke asi see, et backstage oli veel kitsamaks tehtud. Ma ei tea. Backstage oli väga väike, jah. Et see on see koht, kus võiks just nagu ruumi olla. Aga on olnud hullemaid olukordi, kus sa oled backstage'is ja sul on mingi koridor lihtsalt, kus nagu kõik kõnnivad ja saad seinte ääres pressitud sinna niimoodi. Jah, on hullemaid olnud, et selles suhtes ei olnud kõige hullem. Võistlus ise oli vist natukene tegelikult ikkagi normaalselt korraldatud, sest nad üritavad seda kiiremaks teha. Ja see, et kuidas see rivi jookseb, kuidas nad kutsuvad sportlased kokku, see on tegelikult teinud viimaste kordadega veits minu silmis nagu arengut. Meil on päris head vabatahtlikud ka, kes on väga nagu töised, et mingid kindlad vabatahtlikud, kes käivad iga aasta ja kes teevad päris head tööd, ma arvan. See on tõesti, see on teinud arengu nii, et tubli. Jah, et ikkagi, kui sul on rivi läheb lavale, siis sul on juba 2 järgmist nagu seda plokki valmis. Et ei ole see, et seisavad ja peaks lavale minema, aga mingi 2 venda on puudu kuskilt ja siis hakatakse karjuma, et number 96, kus see on, istub kuskil vetsus. Et selles mõttes oli hästi, et kõik olid valmis, juba nagu väikse varuga valmis, et see paneb asja kindlasti paremini liikuma. Ja ma nägin, et vabatahtlikud nagu muretsid selle pärast ka, et kui keegi käis laval ära ja ta pidi kohe varsti uuesti lavale minema, siis nad nagu ütlesid ära kao ära, jää kuskile siia või käi tooma mingid asjad või vahetama mingid asjad ära, jää siia ära. Ma võin kohe võrdluseks tuua FitLabi, kus ei olnud nii hästi see blokkide nagu organiseerimine ja mul jäi teravalt meelde, seal oli üks meesterahvas, kes oli siis see, kes pidi neid rivisi panema ja ta ei sobinud sinna ametisse. Ta oli nagu ülbe, ta nagu nähvas vahepeal mingeid asju. Siis ma mõtlesin ka, et kui sa oled see vend, kes teeb seda tööd siin täna, siis sa pead tegelikult olema tore inimene. Et sa ei saa öelda treenerile, kes tuleb nagu asja uurima, et kuule umbes tõmbab minema siit.
et see oli siuke, et eilne kiilakas mingi pikk mees, kes vaata enamjaolt neid numbreid seal otsis, ta oli väga normaalne. ja ta jäi häälega ette ja siis üks neiu obistas teda, sest sa võid ka tähele seda, ta jäi nagu tema hääl ei kostnud, siis üks neiu vahepeal tuli, kui oli vaja nagu kõvemat häält teha, siis viskas vahele, see oli päris tuus vaadata. Aga Liisbet, küsiks sinu käest, et mis tunne oli siis olla eile justkui nagu treeneri rollis? No hea tunne, äge tunne, sest ma väga-väga ootasin seda hooaja algust. Eufooriline ikka, et näiteks kui ma muidu ei ole selline asjade unustaja, et jätan oma asjad kuskile vedelema laiali, siis ma jätsin sinna backstage'i oma pusa ja akupanga. Ja nüüd ma otsin neid taga. Pusa, kas sul oli must maiproteiini pusa või? Kuule, aga me veel ju nägime, me panime selle sinna teie asjade juurde, kui me ära läksime. Ja jäi sinna ja ma küsisin tüdrukute käest ka ja keegi ei tea mitte midagi, on ju, keegi kuskilt nägi, et nagu no ilmselgelt eufooria oli mul eile õhtul, sest et asjad ununesid. Aga no ma püüan neid ikka kuidagi kätte saada, sest akupank on mulle väga oluline. Akupangad on väga olulised. Et see selleks, aga väsitav ja no praegu on see rammestus on peal, aga selles mõttes on nagu hea tunne, et aga noh, meil siis Katjaga 5 tüdrukut on ju ja 2 inimest on täpselt hea, ma ütleks selleks 5 tüdrukuks. Et Siuke mõlemale jääb nagu 2,5 kohustust on ju. Ja et eks siis näis. No mina olen alati öelnud või noh, see on siuke ala, kus tegelikult sul peaks olema kogu aeg keegi kõrval. Nagu selles suhtes, et lava taga, et ükskõik mis küsimus sul tekib, et kui sul korra tekib mingi paanika, et kas ma peaksin nüüd võtma, ma ei tea, soola või nüüd hakkama pumpama ja su treener on parasjagu teise võistlejaga kuskil seal lava ees taga jooksmas, siis see võib tekitada mingit täiesti asjatu hetkelise paanika ja see võib sul nagu lihtsalt selle vaiba alt ära tõmmata. Jah, sest see laval peale kõndimine on ju ainult mingisugune minutid ja sa pead olema mingi mega rahulik seal. Eriti just jah, kes võistlevad esimest korda, et nende pealt on näha seda nagu paanikat, et mida, kuidas on ju, et kuidas ikka siis nagu seal lava peal nagu kõndida on ju, millal ikka seda teha, millal toda teha on ju, et pead hästi palju mitu korda üle rääkima neid asju, et ta on nii suure nagu sellise stressi all sel hetkel on ju, et siis sa oled seal kõrval ja nagu räägid rahulikult on ju, et ja sind juhendatakse, sind tuuakse, sind viiakse. Aga sellest juhendamisest, kui sa oled ikkagi esimest korda, sul võib nii kokku joosta, et sa ei vaata ka, mida see lavakohtunik sulle seal näitab, et mingi algajate, näiteks see GoFit Cup on ja kus on, see on algajate võistlus, et seal on konkreetselt näha, et vahet ei ole isegi, mida see lavakohtunik võib tulla sinu ette ja öelda, et nüüd umbes liigume, vaata, sa oled ikka seal mingi error täielik. Kus ma olen? Ma pean naeratama. Õlad ülesse. Kui sul ikkagi nagu selline tunne peal on, et süda puperdab sees ja räme ärevus on ja, et siis vahet ei ole. No jaa, aga kui sind on lava taga ikkagi maha rahustatud veel kõik ja hinga, nii kui sa seisad seal ennem lavale minekut. Kui sa lavale ei hinga, sa ainult naeratad ja hoiad oma poosi, siis tõmba ennem seda hapnikku võimalik palju peale, sest et raskeks lähebki siis, kui sul ei ole hapnikku. Sellepärast ilmselt ongi oluline ka teha seda ühisposeerimist, kus tehakse läbi see kogu lava nagu mäng on ju, kus ongi ala Katja mängib seda kohtunikku seal ja tehakse mitu korda läbi, et nüüd nii on ju. Ja siis sa saad mingi visuaali ette, mis umbes toimuma hakkab, on ju. Teil vist oli see ühisposeerimine? Ja Katja nüüd viimane kord oli vist 9 tüdrukut täitsa kohal on ju ja mina olen ikkagi oma tüdrukutele varasemalt see hooaeg ma ei teinud, sest et nad mõlemad on paarsada kilomeetrit eemal minust on ju, et ja kui nad isegi arvasaid niimoodi tulla Tallinnasse, et no ühisposeerimisel nad käisid, aga vaata eelmine hooaeg Aira ja Angela ja Maarjaga me tegime põhimõtteliselt iga nädalavahetus. Iga pühapäev kell 11 meil oli 3 poseerimine ja siis ma põhimõtteliselt samamoodi nagu tegin läbi neid asju, et see on väga vajalik. Kui sa, ma arvan, kordagi ei mängi seda läbi enne oma seda esimest lavale käiku, siis sa jooksed täiesti kokku seal.
no see on, sealt tuleb võtta õpetusi nagu sõjaväe rivitrill, noh. Drill, kogu aeg teed läbi, sammud peavad paigas olema. Nagu Katja ütleb, et nagu jalgrattasõit peab olema seal laval, et sa pead seda nii palju teinud olema, et see tuleb nii automaatselt ja siis sa saad nagu relax ida ka. jah. Et aga mingid fopaasid nagu ju ei olnud tegelikult eilsel võistlusel, et keegi oleks nagu normaalselt komistanud või täitsa nagu tasakaalu kaotanud. Kõik tegelikult oli jumala okei. ei no mingid väiksed siuksed kõikumised, vaata ikka eriti tüdrukutel, kes seal noh, ma ei tea, mingi vilepoosis ikka näed, et veits nagu korra läheb see samm, noh mõnel oli, aga noh, sellist jah, et ma ei tea, keegi oleks kummuli kukkunud või et mingi kokku kukkunud, et ma ei tea, neid ma ma pole sellist asja pole näinud. üldse nagu väga Ei ole. tegelikult näinud. No minagi kunagi olen ja ma olen näinud kunagi, see oli 10 aastat tagasi Eesti võistlustel ja oli ikkagi päris jubedaid hetki niimoodi, et noh, isegi kui sa ei tea seda inimest, siis sa paned nagu veits nagu niimoodi ja sul hakkab nagu et seda on olnud, aga see on võib-olla paremaks läinud, sest et kvaliteet on ju kasvanud viimaste aastatega nagu päris retsilt, et noh, isegi noh, see just see IFBB International osa nii-öelda. Kas ma võin nimetada amatöörosaks seda? Sest tegelikult on amatöör. Ütleme see amatöörosa, et see on ju tegelikult ikkagist väga nagu väga heal tasemel meil siin. Aga ma tahaks tegelikult rääkida sellest, et noh, pikka aega ikkagi me kõik nagu mõtlesime, et no nii, kes siis võtab overalli, vaata. Et tegelikult konkurents oli seekord väga nagu crazy, eriti seal bikiinid naised on ja mitte keegi ei teadnud, kõik olid jumala segaduses. Ja kuni ma arvan võistluspäevani mina ütlesin, et võidab üks inimene ja siis, kui juba võistlus käis, ma olin nagu ma ei tea enam, ma ei ole enam kindel endas, et sa näed nagu neid teisi ka ja nad on nii head, et sa ei... Ja see, vaata, see ongi päris äge tegelikult. Äkki me hakkakski võtma nüüd niimoodi, et hakkame sealt hommikust pihta nagu, hakkame juunioritest pihta. Kes oli nagu, kas me võtame nagu pikkuse kaupa või? Meeste osas me ei oska vist midagi rääkida. Meeste osas, seda on nii vähe esiteks neid mehi ja noh, see meeste naturaalne amatöörliiga on, vabandust, minu meelest täiesti pointless. Ma ütlen korra vahele, eile siis õhtul Aktuaalse Kaamera spordi uudistes meid toodi välja. ETV oli seal täitsa koha peal ja siis Erko, meie siis liidu president, kommenteeris seal ja siis võistlejad kommenteerisid. Ja Ergo just ütles, et tore on näha, et mehi on nagu juurde tulemas, et ikkagi tehakse naturaalset sporti umbes. Ja et tema oli väga uhke, et nüüd meil läheb jälle, kui kevadel oli Euroopa meistrivõistlustel meil siiamaani kõige suurem koondis Eestit esindamas, siis nüüd läheb veel suurem MM-ile. Et see on tore. Aga jah, mulle tuli üllatusena, kui muidu väga ei tooda välja neid Eesti meistrivõistluseid või kuskil ETV-s või niimoodi, siis tore on seda näha. Üldse, et fitnessist räägitakse ülivähe on ju, et rohkem on see pallimängud ja ma ei tea, ralli ja siuksed asjad. Aga fitness keegi väga ei tõsta seda ja see on tore. Aga mis ma kuulsin veel on see, et nüüd on MM-il siuke kategooria nagu semi-pro ja see on kategooria, kus ei testita ja see ongi meeste mingid katid, vaata. Et võib-olla nüüd nagu sellistel suurtel võistlustel läheb see asi natukene põnevamaks, et seal on sulle justkui antud nüüd luba kasutada. Et kui sa tead, et sa oled see vend, kes paneb on ja süstalt, siis lähedki sinna semi-prosse ja et sa ei ole veel see eliitpro, aga jah, mingi nagu semi-pro nimi sellel. See on mingi see hüppelaud ühesõnaga. No põhimõtteliselt jah. Testid nagu, et kui sa seal oled top, siis okei, ma võin proovida. Mis ongi ju tegelikult selle amatööri ja profi see, et nagu ma olen aru saanud tegelikult, et miks paljud amatööris on seal pikalt seal tipus, ongi see, et sest see aste sinna profi on päris suur. Ja see võib tõmbata, noh ongi tõmbab nii kaameks, vaata, et
oled siin, võidad, oled kogu aeg seal esimene, absoluut, võidad, siis lähed profis. Sa tead, et paar aastat sa oled seal võib-olla, kas ma saan finaali, kas ma saan 5., kas ma saan 4., okei, see egole annab põntsu. Egole ilmselt on jah. Aga sa pead seda tegema. Jah, just. Et meil enda sõber Timo ju ka läks amatöörides, maailmas number 1. Nii lühikeses triatlonis, pikas triatlonis, Eestis. Proosse ja nüüd struggle'idki seal 15-17 kohtadel. Ja vennad on tund aega kiiremad sust. Ja kus sa leiad selle motivatsiooni veel rohkem siis töötada, kui sa niigi ainult seda teed ja selles suhtes, Timo tuleb veel, ta on noor mees, tuleb teine tulemine. Aga jah, et see meediakajastus, et eile oli ju tegelikult kohal ka Laser. Laseri, tervitame Mari Karelli, ei tea, kas ta vaatab, aga mina olen temaga kokku puutunud küll ilukirurgia teemadel. Ta käis ühe korra isegi Spartas intervjuud minult võtmas keset jalatrenni. Ja ka suvel tegelikult oli meil jutuajamine. Ta tahtis teha ilmselt saadet siis nendest abiainetest ja siis ta umbes küsis minu käest nii, et Amonia, et ma tahaksin rääkida sinu sportlaskarjäärist. Ja kui meil oli, see kohe oli siuke, et suspicious, very suspicious. Ja kui ta helistas mulle, siis ta nagu küsiski, et tegelikult ma tahaks rääkida nagu steroididest, et kas sa tuleksid meile nagu vist arvamust avaldama ja et avame natuke seda, mis siin Eesti pahupoolel võib-olla toimub, millest keegi rääkida ei taha. Ma ütlesin, et tead, ma ei taha, et ma jätaks vahele selle. Kas mul on kedagi soovitada? Ma ütlesin, et ma ei usu, et keegi sellel teemal võtab nagu sõna, aga ta vingerdas ennast ikka kuidagi sinna lõpuks välja, et oma mingi info siis kuskilt sai ja ilmselt eile sai ka siis veel erinevatel teemadel on ja, et vaatame, novembris pidi siis vist tulema Laser ka ja jälle fitness saab kajastust, aga ilmselt mitte nagu sellel ilusal, toredal poolel, et vaadake, kui lahe, siin sportlased nii tublid on ja et pigem rohkem nagu seda, et ma ei tea, kas nüüd negatiivse külje pealt sportlasi näidatakse, aga et mis seal kardina taga võib-olla rohkem toimub. Eks igasugune nii-öelda avalikkuse ette toomine on ju mõnes mõttes hea. Reklaam ikka. Halb reklaam on ka. Et äkki toob nagu silmi juurde, tegelikult silmi on ju palju, sest et eile ma rääkisin vabatahtlikatega, et piletile vist oli ostetud 300 piletit sinna Tartusse, mis on tegelikult 300 pealtvaatajat, pluss siis veel kõik need VIPid, treenerid, et tegelikult oli rahvast kohal päris palju, et selles suhtes ju ikkagist. Ei, saal oli täis. Tegelikult, kui sealt lavatoolelt vaatasid, siis oli ka enamus need read olid ju rahvast. No võistlejate pealt ka ju näha, et ikkagi just siis naised on ju ja nii bikiinid kui fit modelle on ju tuleb ikkagi iga aasta juurde, et. Aga rahalisi auhindu ei jagatud? Ei, ja mis mind teeb kurvaks on see, et karikaid ei jagata. Jaa. Et see on minu meelest nagu see. Mulle meeldiks ka rohkem ikka siuke karikas, mitte see mingi siuke medal. Pisikene mingi nässakas, vaata. Olümpial jagatakse ka medaleid, vaata. Aga see medal on sul mingi takoine. Ei, sa saadki nagu ikkagist nagu kuld, hõbe, pronks medalid, mis on nagu unikaalse disainiga ja värgiga. Et see, eks muidugi aga karikad ju said absoluudi võitjad. Ja ma mõtlen ka, erilisemaks, nagu olümpial need võitjad ikkagi saavad karika ka. Sa saad ikka oma selle trofee ka. Sa mõtled fitness olümpial? Jah. Ma räägin olümpiast. Me räägime täna fitnessist. Okay. jälle hakkab sõima mind, palun äkki vahetame vahel. 2023 aasta Eesti meistrivõistlustel sügisel mina sain ilusad sellised kuldsed karikad, väga tunnu, väga tore. Siis ma olingi nagu üllatunud, et mis asja. Et mis nüüd juhtus? Kas juba kevadel sa võistlesid ju? Ja, siis olid karikavõistlustel on ka ja ikkagi suuremad karikad.
noh, sest see on karika, Jah. mitte medalivõistlus. Võib-olla sellepärast. Okei. Ja mis te siis arvate sellest osalistest treenerite lavale kutsumisest? Mis siis eile oli, et kuna vanasti kutsuti kogu aeg iga võitja treener siis nagu ka lavale, on ju, siis nüüd vahepeal lõpetati see üldse ära, mis oli väga positiivne, ma räägin ära selle. See oli väga positiivne, kui üldse ei kutsutud ja sest et see tegi niivõrd palju kiiremaks ja sujuvamaks, okei, auhinnad kaela, minema, järgmised, et meil ei ole vaja 12-tunnist võistlust, on ju. Kui mõni võistleb hommikul ja õhtul, siis see on nagu too much. Aga nüüd siis otsustati niimoodi, et okei, teeme siis nagu veits sihukest rassismi värki, et sa ei kõlba ja sa kõlbad ja et nagu kuidas teile? Mina arvan, et võiks üldse jätta kutsumata, kutsudagi ainult overalli võitjad, et ma ei tea, seal kutsuge see bikini overall, meeste siis, mis seal on, Men's Physique'i vist see overalli lõpus ja ma ei tea, fit modeli näiteks overall. Et ärge siis kutsuge jah, pigem üldse, kui hakkate valima nagu. Jah, aitab küll nagu. See oli veits halva mekiga, vaata, umbes, et me kutsume ainult need, kes meie silmis kõlbavad, vaata. Jah, eks seda on ju sellest valimist ja nagu altkulmu vaatamist tegelikult ju väga palju sellel nagu alal. Miks? No ma arvan, palju on ka selles probleem, et see ongi Eesti ja nagu konservatiivne. Ja meil on nii vähe ja meil on konnatiigi värk ikka, et kõik tunnevad kõik ja kõik on selline nagu. Ja kui keegi kellelegi ei meeldi, siis ei suudeta seda nagu alla suruda suurema pildi nimelist, võetakse kõiki fucking asju, vabandust, isiklikult. See on jumala okei, kui ei ühti, meie arvamust kellegiga ei ühti, aga sellepärast ei pea nagu, ma ei tea, vihkama või nagu seda, okei, selge, ei ühti. Sa arvad nii, mina arvan nii, et davai, normaalne. Mingil asjal me võib-olla täiega ühtime, vaata. Ja peakski olema nagu kõik, kes seal fitnessi kuuluvad, nad ju tegelikult tahavad kõik ühte eesmärki, aga kõik võtavad kuidagi isiklikult ja sellepärast lõhestuvad ja ainuke, kes kannatab, see on nagu, kui peres ema ja isa kaklevad, siis kes kannatab, lapsed kannatavad, samamoodi, kui seal kuskil ladvikus või treenerid omavahel teineteist ei salli või alaliit ei salli mingeid asju, kannatavad ainult võistlejad. Aga tegelikult peaks olema niimoodi, et kõik need, kes seal ladvikus on, peaks olema just nagu allpool ja aitama võistlejaid ja kõige tähtsam osa peaks olema nagu võistlejate peal. Mitte, et ma ei tea, aitame kellelgi, ma ei tea, kas teenida raha või lihtsalt hoida seda asja kuidagi käigus piisavalt hästi. Kasvu oleks vaja igas suunas, vaata, toetada kõiki, ükskõik kus, noh. Ma tooks lihtsalt see, ma küsisin enne, et mis te arvate sellest, et ei olnud nagu rahalisi auhindu, on ju. Aga FitLabil näiteks olid, on ju, et seal anti, mis kas enamus nagu kategooriatele võitja sai mingi 3 sotti, teine koht sai 2 sotti, kolmas koht sai sotti, on ju. Ja sa saad selle kohe sularahas ümbrikus kätte. Mis on nagu okei, on ju. Aga seal, eilsel võistlusel siis said oma mingi kinkekoti, kus sul olid mingid tatlid ja kaeraelves ja tegelikult nagu, mis maksavad ju jõhkret plekki. Me oleme ju rääkinud sellest väga palju, kui palju maksab regamine, krimm, meik, soeng naistel on ja bikiinid, kingad, treeneritasud, et sa paned rämeda pleki magama, et natuke võiks ju nagu siis ikkagi võidu eest rahaga maksta. Kas või makska see mõni sott on ja, et ei ole ju kahju, ma arvan, et seal liidul on raha küll ja veel. Ei no, kui see on Eesti meistrivõistlus, ma saan aru, et sa ei maksa nagu võidu mingit fondi sul ei ole, aga kui sa nüüd oled aasta aega Eesti meister, miks sul ei võiks olla mingisugune stipendium? Igakuine mingi väike. No mis iganes, et natukene nagu motiveerida võistlejaid rohkem, et ja ma arvan, et liidul on nagu megapotentsiaal. Ma nagu
no ma võiks liitu väga palju kritiseerida, aga mul suva. ei no kritiseeri natukene, aga natukene tuleb nagu kiita ka. ei no pärast saame heiti äkki võib-olla, et me siin mingi avaldame hullutama arvamust, et siis visatakse meid võib-olla liidust välja saama. Et ei tea, saame treeneri keelud peale ja. et minu meelest liidul on suur potentsiaal ja nad ei kasuta seda ära. ja, sellega ma olen täiesti nõus. jah. modernset vaadet oleks vaja ja sihukest nagu just võistleja sõbralikku keskkonda, et mis tooks veel rohkem nagu võistlejaid, mitte ainult nagu fitmodelisse, et teeme asja lihtsamaks, et siis tulevad rahvast juurde. ei noh, raskemal asjal siis võiks ollagi nagu suurem auhind, onju. sa tõmbadki bikiini overalli ära mega nagu ütleme maailma top klassis konkurentsis Eestis. Davai, saadki nüüd, ma ei tea, 250 euri per kuu stipendium, et järgmine aasta oleks ka motivatsioon, teised vaatavad, fuck, mul on ka vaja seda vaata. Või siis noh, mis nad, kas nad saavad aasta lõpus mingisugust no olümpia see komitee vist mingitele jagab seal. nojah, kui sa ikkagi EM-il või MM-il seal top 3-s oled või äkki top 3 ei ole, et ainult kui sa esimese koha saad, siis olümpiakomitee ikkagi paar tõksa viskab, tonn või 2 või midagi sihukest. noh, saab pool reisiraha võib-olla. ja treener saab ka siis on ju. aga seegi midagi. aga noh, sa pead veel hullemas konkurentsis tulema nagu, aga noh, meil võiks ikkagi kohalik sihuke, see Eesti meistritiitel võiks ka tähendada midagi. mina sain tasuta Spartas käia aasta aega, kui ma võitsin overalli. no seegi asi. jah, tegelikult küll. jah, see, et ma esindasin spordiklubi ja ma sain aasta aega tasuta, nagu ma pean maksma. et tore ikka on ju. see ongi vaata, et sul on juba siis terveks järgmiseks aastaks mingi väike motivatsioon. mis see kinkekott ja medal, sa unustad selle ära, viskad selle medali rippuma on ju, okei. ma tahan järgmine aasta ka võistelda, mis sind motiveerib, ongi see, et okei. ma saan iga kuu, ma tean, et ma saan. aga palun, miks sa ei kandideeri liitu? liidu presidendiks äkki... ei no ma lugesin ühe korra selle kulturismi põhikirja läbi onju, mis seal tekitas väga palju punkte nagu küsimusi, peaks juristiga maha istuma ja vaatama need nagu üle. et ma ei saa kandideerida, sest seal on nii palju, ütleme siis niimoodi, et mingid outsiderid, kes tahaksid võib-olla asja edendada, ei saa. miks? Mis punkt näiteks see oli? See ongi tehtud nii kinniseks ringiks seal, ma ei mäleta sõna-sõnalt, aga üks asi mul jäi meelde, et nagu liidu juhatuses ei saa olla inimene, kes on äriliselt ühendatud selle. aga kas sa oled sellega äriliselt ühendatud? Mina ei ole. Noh, me räägimegi, et sina pead ju kandideerima presidendiks. Me oleme Jüri Kartuliga rääkinud sellest, et me peaksime oma asja tegema. Me tahame teha nagu suuremad, miljonilised auhinnafondid, show, saad sa aru, siis oleks leegid laval. Jaa. Aga ma olen isegi mõelnud, ma tegelen turundusega. Ma olen isegi mõelnud, et liitu nagu oleks vaja ühte korralikku turundajat. Et, aga jah. Kaua sa nüüd ühesugused plakatid lihtsalt paned üles? Et kasvõi, et leidagi veel neid koostööpartnereid, sponsorid juurde. Et kui on see nänn, et siis oleks see... Oleks ikka kohe mitu kotti seda. Et oleks ikka siis oleks seda nänni. Just eile rääkisime, et kui sa saad selle treeneri või võistleja selle kaela pahela ja hoiad need alles ja siis vaatad taga kogu aeg need ühed samad logod. Et noh, selles suhtes isegi see kaelapaela disaini võiks ikka iga aasta natukene süveneda või ei no, kes teab, äkki kunagi saab sinna otsa keegi, kes ei ole nagu isiklike motiivide keskne, tahab seda ala arendada nagu üldiselt, et oleks rohkem võistlusi siin Eestis, mitte ainult kevad ja sügis. Why not olla suvel ka mingid võistlused, why not võib veel seal vahepeal talvel ka olla. Jumal teab, millal keegi tahab ennast vormi ajada. Ma tahaks tegelikult rääkida siis natukene võistlejatest ja kohtadest, et... Kas me hakkame siis sealt otsast pihta, juunioritest? On teil need...
kellegi telefonis. ma võin lahti võtta võta lahti tulemused. ja siis vaatame niimoodi. Nii, results. Ärme siis meestest räägi. Las ta mehed olla või tahad rääkida meestest ka või? Liisbeth, kas sina tahad meestest rääkida? Minule meeldis igal juhul, kes see Markus Kriiskütt on Siim Kelneri poiss. Ta on väga tubli. Tema oli tõesti Ta on hea, sest et 23 aastane vist tundub, 2002 aasta sündinud. Vorm on aus. ütleme niimoodi, et paari aasta jooksul võiks minna väga kiirelt profiks ära. Jah. Potentsiaali on. Me vaatasime ja siis küsisid, kes võidab. Ma ütlesin, see tüüp võidab, vaata. Aga noh. Kuigi Aleksandr Sartšik ka tuli poiss, aga juuniorite meestes ta sai viimase koha. Täitsa kurb. No mis sa teed? Jah. Keegi peab viimase kohaga saama. Lase Liisbeth ka räägib vahepeal. Ma just hakkasingi ütlema, et ma olen kõige enam võib-olla jälginudki Aleksandrit, on ju, kuna ta ka Spartas treenib, on ju. Et natuke nagu jah, kurb temast. Ta on nii ka tubli ja töökas, et aga tal ei ole nagu siiani läinud nagu võib-olla nii hästi, kui ta tahaks. No tal on natuke massi ikkagi vaja juurde. Et no ootame, ta on 2003, nii et ta on isegi aasta noorem sellest, kes võitis. Et ja siin on isegi, 2007 sündinud on see Oti poiss, Kaur Källo, väga nagu noormees. Kindlasti, me rääkisime ka, et see on kindlalt mingi tulevane südamete murdja. 18 aastane, võib-olla isegi 17 veel, ei tea, millal ta sünnipäev on, 2007 sündinud. No enda vanuse kohta väga hea sport. Ja. Mega nii et Kaur, tervitame sind, väga tubli poiss, oled teise koha sai juuniorites kusjuures. Anna minna, Kaur. Ja võtame siis naiste juuniorid, noored 16-20, lühemad. Ja ma arvan, et aasta üllataja on see 16-aastane Grete. Ta on väga tubli tüdruk, et FitLabil oli juba peal ja kõik olid nagu, mis asi see on. 16. Ebareaalne. Vormega. Jah. Ja siis ma saan aru, et ma ei olnud esimene, kes tõi võrdlusi noore Elisabeth Atamanskiga temast. Nägi nii sarnane välja. Ta oli väga kuiv, see Grete, ja tihtipeale öeldakse, et liiga kuiv hinnatakse maha ja ma ei tea, teda ei hinnatud kuskilt maha, et väga hea poseerimine, väga hea vorm, väga hea nagu 16-aastase kohta ikkagi juba siuke naise keha on ja tal oli võimlemistaust, ma kuulsin, ta on eluaeg vist tegelenud võimlemisega. No kindlasti annab juurde väga palju. Ja, et tal oli ma tean, dieedi lõpp oli, tema treeneri Jaanaga natuke rääkisime, et siuke 2000 pluss kalorit ja ta ei jaksa süüa rohkem, aga ta on nii kuiv juba, et nagu alla ka ei saa vaata temata. Nii raske elu, nii raske dieet, ma ei jaksa süüa enam. Vaata, nendel ongi see kehad on nii hästi responsivad, vaata. Et see on väga hea. Maarja Sandra ju ka kuulub nendesse. Ja, Maarja on ka meil geneetiline anomaalia. Juniorite noorte siis teine koht Miia, aga ma ütlekski, et Miia on ikkagi fit modeli staar. Et las ta teeb seda fit modelit, ta sobib sinna ja seekord läks nii, kuigi ta just ju sai, mis ta sai sealt Dubaist fit modeli maailmameistri tiitli või? Kas nüüd nagu fit modelil on eraldi maailmameistri võistlused? Jah. Dubais olid jah. Et seal ta läks väga hästi ja näed. Naljakas, et Dubais naised lavale lasti. On küll naljakas jah, sest NPC-s näiteks ei ole naisi Dubais laval. Ainult meeste katid on. Ebareaalne. No ju siis mingi šeik tahtis. Jah. Kes see Marleen Sobko on näiteks, teda ma üldse ei tunne? Liisbeth. Tartu tüdruk, kes ta treener on, ma ka ei tea. Kolmas koht. No. Nii, juuniorid, siis need pikemad. Meie tiimi siis liige Carol Steinmann pani kinni peaaegu üksmeelselt. Tal on siis 6 punkti. Üks kohtunik siis, otsime üles selle kohtuniku. Kes oled? Kes võib vastuvoolu? Kes on Johanna Juvas? Teine koht.
ma ei tea ka. Aga tubli teine koht. Juunior, võib-olla kui ta tuleb juunioritest täiskasvanutest, siis me juba teame teda. Ja Selles suhtes ei väga teine koht ikkagi. Hanna-Loore Jõekäär on Team Coffeet, Pärnukas, 3. koht. Ja 4. on siis minu see perekonnanimekaim Kristlin Maar. Sugulased on. Ja ma ei tea tegelikult, võib-olla oleme sugulased, aga ma ei tea. Juuniorid siis vanem seeria, natuke vanem mudel juunior, lühikesed Evelin Agu. Evelin mulle väga meeldib. ja Ta on väga tubli. Temast tuleb. Et võtsime ta enda tiivale ilusti, ta on nii nunnu ka, sest ta veel õhtul kirjutas mulle, ta oli nagu tänulik, et ma ei jätnud teda üksi ja ma mõtlesin, ma just hakkan nutma praegu, et ta on tõesti, ta on nii armas inimene ja ma väga näen temas nagu seda tuleviku potentsiaali. Et ma mõtlen, et ta läheb ka nüüd MM-ile, et sealt võib tulla lihtsalt ilus krimm. Ära lase enam ise teha kellelgi. Siis oli Raila, kes on ka väga hea, aga sellest tundub, et eile ei piisanud, kui Evelin, kes esimest hooaega teeb, teda siis võitis, aga mitte üksmeelselt. Et jah. Aga seal võib olla, jah. Aga mis Railal, mis te arvate, mis puudu jäi? Mis Liisbeth arvab näiteks? Sest et Liisbeth ja Raila on nagu koos olnud rivis, on ju. Ja kevadel me olime suured konkurendid. Aga võib-olla ikkagi jääbki selle nagu ikkagi mingi selle proportsiooni või poseerimise taha või? Ja ma vaatasin, poseerimine vajab natuke lihvimist. Jah, sest et muud on kõik tegelikult olemas. Ei, ta on nagu väga hea. Ja tema oli nagu just, kui mina vaatasin, kuhu tema nagu asetus, sest et kui ta oli rivis nagu meie töötaga, mõtlesin, kindlalt nagu väga top on ja siis kui ta nagu ei saanud nagu ikkagi väga häid kohti, siis oli nagu see, et okei, et mis siis on ja mina võin öelda, minu silmis oli lihtsalt alumine osa ei olnud nii kuiv kui ülemine osa, ehk siis proportsioonid olid paigast ära. Puus on tal ka võib-olla natukene liiga lai selle üleosa kohta, et aga kevadel oligi tal nagu kevadel ta oli kõvasti parem. Kuivem oli kevadel on ja võib-olla proovisid uut taktikat, aga eelmine taktika oli vist parem tema puhul. Ja 3. koht siis minu tüdruk Sandra Paidre, kes on ka väga tubli olnud see hooaeg, et aga mis Sandral puudu jääb, on minu arust ikkagi üleosa natukene ja tuharat natukene, et massi lihtsalt peale laduda. Muidu ma ütleks, et geneetiliselt on tal kõik eeldused olemas. Ta on ideaalne X, poseerimine väga ilus, laval ta nagu suhtleb kohtunikega, ta ei unusta hetkeks ka ära, et ta on laval. Et mis nagu tal ongi see, et tal peaks olema lihast igal pool juures, et ta ei peaks nii palju kokku kuivama, et tal jääks alles teatud kohad. Vaata. Aga ma saan aru, et ta on nii töökas, et ta juba meile aitasin tal asjad ära tassida ja siis ta juba ka ütles uuesti seal mida ja kuidas ja ta teab, ta on selles mõttes ideaalne sportlane, et ta teeb kõik, mis ma talle ütlen ja ta paneb ma ei tea, endal iga päev on tal, ma ei tea, kirjas palju ta samme, millal teeb, palju ta siis vett joob, mis kell ta sööb, mis kell ta sital käib enam-vähem, vaata, et et nagu nii detailini pole välja kirjutatud, et ta on tõesti väga sõnakuulelik ja väga töökas. Mega töökas ja ma arvan, järgmine hooaeg juba nagu oleks juba. Ta ise rääkis mulle, et ta tahaks 3 aasta pärast uuesti teha, ma ütlesin, et kuule, 3 on natuke palju, et teeme siin mingi 1,5 aastat kasvame ja siis tõmbame jälle kuivaks. Ma arvan, 1,5 on täiesti okei, et saada juurde siuke paar kilo võib-olla lihasmassi on ju. Fitnessis tasub võtta pikemat pausi. See 1,5 on fitnessis suht idekas. Jaa, see on väga hea. Sest et kui ongi, imestan neid, kes järjest teevad, esiteks see vorm läheb kehvemaks. Sa ei saa hoida teda kogu aeg nagu. Sa mõtled, kes järjest nagu
võistlevad . kevad-sügis järjest või ? ja , see on raske . vot mina seda ei kujuta ette . ma ei tahaks ka . et me korra mõtlesime minu puhul , et äkki teeme sügise otsa , on ju , nüüd kui ma kevadel käisin , aga noh , see kiirelt saime aru , et ei tasu . et su aju ei pea vastu sellele . ma ei soovi . no sa oled jah nii raibe nagu nii pikalt , et kui sa ütleme , et see pole ainuke asi su elus , mida sa teed , siis sul on väga raske muud asju manageerida selle ümber . nojah , kui mul oleks täiega rahhi ja ma ei tea , ma elaks kuskil , siis why not , aga nagu , et nii palju olme asju elus toimub , on ju , ma lihtsalt ei jaksa . jah , oleks sa täiskohaga sportlane , siis oleks nagu davai , võib küll . aga jah , muidu mõtledki , et no mis siis niimoodi käib see elu seal lippadi-loppadi kuskil on ju , väga hull võib-olla . okei , lähme edasi . Lähme edasi ja pikad vanemad juuniorid siis Susanna Piigli meie tiimist , Miia Hiiemäe , kes varem oli siis wellness , nüüd on ta bikiini , ma arvan , hea valik . ja Sandra Tammiste . noh , tubli Susanna , ma arvan , et see võit . see oli päris üldse see pikkus oli . jälle keegi üks kohtunik on , kes pole teda pannud esikohale , aga muidu jah . tule välja . kes sa oled ? Send me location . no ühesõnaga me jõuame sinna Susannani veel tagasi , see läheb veel põnevaks . et jah , seal juuniorites oli juba väga nagu niisugune närvikõdi oli üleval onju . ja noh , Fitmodelit võitis Miia . ja ma ei tea , wellnessist on üldse vaja pikalt rääkida või ? see Eesti wellness seisab nagu üks väga väike konnatiik koha peal , vaata . kuskile poole ta ei liigu . see vesi on juba nii kaua seal seisnud , onju . ma arvan , et me jätame vahele ka Mastersi bikiinid , mis me siin ikka . no need on nii väiksed , vaata põhiliselt . noh , okei , räägime siis Masters Fitmodeli võitis ka meie tiimist Merikene . see oli . ja Masters Wellness on ka teise koha sai meie Gerta . oota , Masters , me polegi veel Masters Wellnessi juurde jõudnud vist . see tuleb alles , ma lähen järjest selle faili pealt . ühesõnaga Merike , tuligi järgmine Masters Women Wellness esimene Kristel Sööl . tema on siis Stoika õpilane onju , läheb oma ema jälgedes ja meie siis tiimikaaslane Gerta sai siis teise koha . tubli , ta on sündinud , noh , kui ilus on rääkida naise vanusest , aga 1977 . ta on 48 või ? on või ? mida hullu ? ja mega hea vorm jah , ja noh , teine koht näitab ka , et ongi hea vorm . ja , aga siis ma nägin ta Instagramist , et ma arvasin , et ta võistleb esimest korda täitsa . ta on võistelnud varem bodis . ja Jaa. ma vaatasingi , et vau , et okei . ja , jah , mina seda teadsin , et ta on varem bodis olnud , aga nüüd siis läks wellnessi sellises vanuses , mõtle . ja siis meil oli Katjaga eile siis nagu see plaan , et ühel hetkel ennustasime , et kui ta nüüd 3 korda veel laval peab käima , siis noh , see jälle tema tüdruk võidab , onju , et siis tema peab ka comeback'i tegema ja see 3 tuli ära , nii et . ta ise läks 3. korral , teda ei Jah. kutsutud . jah , ta teadis , millega ta riskib . ma lihtsalt tookski võrdluse , et näed , kui Gerta sellises vanuses tegi comeback'i , siis mis on ja Katariina vabandused ? tead , mis olekski praegu , kui mina oleks Turismi Fitnessi Liidu nagu seal president , davai , me peaks tegema mingi hullu projekti , siis võtma nagu niimoodi , et kes olid näiteks mingisugune , ütleme 10 aastat , kes on veel vanuses niimoodi , et davai , paneme kokku 5 naist , kes teevad comeback'i ja tulevad nagu rivisse , kes seal on see Egle Nabi ja Katja , kes mõtle , kui tuus oleks , see tooks
vanad Peerud ka saali tagasi . kuidas sa ütled? ei no vanad härrad , ma mõtlen Aa. , need , kes olid nende fännid okei , ma mõtlesin , et sa räägid , et need naised on vanad Peerud . ei ole , need naised näevad see kõik veel oleks siia , ülikõva . Jaa. need naised näevad kõik siiamaani veel väga head välja ja ma kujutan ette , et noored võistlejad , kõik juuniorid , mis iganes . Nad saaks ka veel rohkem indu juurde , kui nad näeks nagu , et noh , kes on , ma ei tea , 3 last sünnitanud värki ja kui nemad paneks oma uuesti selle töökuse selles ära ja neile antakse uuesti see platvorm , fuck , me lähme no ütleme nagu 5 naist ja nad on kõik vägevad omaette teevad kuskil trenni . Plinn . ei no me veel arutame seda , et kuigi Kadjat on väga keeruline on ju ümber venda . ma arvan , et see on jah , ma ei tea . Marek. ma ei tea , kas sa kuulad . Marek , ma ei tea , kas sa kuulad , aga palun hakka vajutama mingeid nuppe seal . pane makrad paika , hakka treeningkava tegema . kasvatame ja siis kuivatame . aga ei , Katjal selles mõttes ta näeb mittevõistleja kohta väga hea ikkagi välja , onju , et tuharat ta teeb seal ikka natukene , ülakeha vist väga harva , aga noh , ma ikkagi arvan , et ta näitaks ikka paljudele koha kätte , kui ta isegi praeguse vormiga läheks . no ta võtaks oma selle ja poseerimisega . see on tema trump . jah , ta võtaks sellega ära juba Jah. kohtunikud . Jah. flirdiks nendega niimoodi , et legendide liiga tuleb teha . Pole midagi teha . no igal juhul tubli Gerta sellises vanuses ja see näitab ära , et kunagi ei ole liiga hilja , kes mõtleb , et ma olen juba mingi 35 , et noh , ma enam ei tee , siis mida ? Esta 60 laval eile . tubli Esta . siis kui Estad laval ei ole , siis peab midagi väga valesti olema . jah , et no, talle väga meeldib ja mulle väga nagu , ma ütlen äge naine , inspiratsioon . väga suur inspiratsioon . nii , me jõuame siis bikiini pikkuskategooriateni , open siis kõik koos , juuniorid , masterid , kõik . Mis ongi see kõige parem plokk. ja lühikesed bikiinid , võitja Evelin Agu , oli arvata , oli teada , mina ei arvanudki , et seal mingit muud varianti üldse on . siis teine pikkus . noh , ma ütlesin Sandrile ka , et mina arvan , et tuleb teine koht . tuligi teine koht , esimene koht , Grete Meus , meie siis noor üllatuskülaline . see oli ka suht ettearvatav . ja no ma ütlesin ka , et sorry , aga ta on küll esimest korda , aga ta on nagu väga hea . et mis siin teha , onju . kõik olime üksmeelel seal tegelikult vist . ta ise lootis top 3 , ta kartis seda Marleen Soopkot natukene ka , minu Sandra , aga ma ütlesin , et ära muretse , teine koht ja nii oligi . et ikka mingid nõiavõimed mul võib-olla on , ei tea . siis tuli see huvitav pikkuskategooria kuni 169 , kus läks päris rebimiseks . siin tegelikult ma ütlen , et see esimesed 4 kohta olid täpselt see , et ei tea , onju . noh , ma ütlen , et võib-olla enne võistlust me olime kõik nagu , et mis saab . ühesõnaga esimene koht , Susanna Piigli meie tiimist , kes siis kakles Caroliga . Carol sai teise . väga , nad on väga head sõbrannad . ma kujutan ette , kui pede tunne on olla oma hea sõbrannaga samas pikkuses . ja ma ei tahaks . ma ka ei tahaks . no see hetk , kui nad lõpuks kõik astuvad ette ja siis nad seal kahekesi olid , siis oli nagu see , et nagu ma ei tea , andke neile mõlemale see kuldne medal . las läbi jagame selle . jah , nad olid väga-väga head mõlemad on ju , et tõesti nagu , mille järgi sa siis lõpuks vaatad seda . 3. koht , Miia Mulenok , nagu rääkisime juba , Miia on rohkem see fit modelli tädi , tüdruk , naine ja 4. on siis Raila . ja ma arvan , et lõppkokkuvõttes oli asi aus . absoluutselt . jah , aga Susanna ei võitnud üksmeelselt . tal on 7 punkti , mis tähendab , et 2 kohtunikku pingilt siis ei valinud teda . mis oli nagu võib-olla veidi naljakas , sest mida päev edasi läks , siis nagu see Susanna vorm oli nagu see , et tekitas kõikides selle küsimusi , vaata , et fuck , et kes või nagu kuidas saab siin nagu , mida sa saad siin halvasti nagu hinnata . aga näed , osad kohtunikud saavad , leiavad ikkagi neid , ma ei tea ,
varje kuskilt . nojah , ja nagu see ala noh on ju . jah . meil kohtunikul oli selline tuju on ju . mulle meeldib blond ja mulle meeldib brünett onju . mulle meeldib see bikiinivärv ja kuigi noh , ongi ja siin oli jällegi noh , Raila oleks võinud tegelikult ka ikkagi kõrgemal kohal võib-olla olla . kuigi noh . kellest kõrgemal , Miiast no või ? ma ei tea , ma ei tea , see on isiklikud eelistused jällegi . aga see oli jah , see oli päris rets pikkus nagu , et seal rivis olla võis olla kõige närvilisem ikkagi . no mega hea tase , lihtsalt Jah. mega hea tase , see on äge . noh , see ei ole , see ei saa kellelegi üllatus olla , et kui Katja toob nagu hunniku tüdrukuid , et siis nad , et nad nagu põruksid , kui me tookord seal Pärnus olime , minu arust see oli nagu clean sweep nagu kõik ju , sina võistlesid . jah , see oli , ma arvan , see ei võistelnud enne , aga see tegi kevadel sweep'i ja siis sügisel nagu noh , jah , et sa ei saa deny da ja midagi öelda on ju , lihtsalt , et vaata kõrvalt ja õpi . ma arvan , et see pikkuskatt oli selle eilse võistluse kõige nagu pingelisem katt . no vähemalt meie jaoks , sest me ju nagu näeme seda kõrvalt seal , mis toimub , onju . Women's bikini kuni 172 võitis Miia Hiiemäe , teine koht siis Johanna Juvas , keda me ei tunne , kolmas koht Berit Subka , sest Novikovade tiimitüdruk ja tema vist oli ainus tüdruk , kes läks dopingukontrolli . et ikkagi dopingutädid , onud olid kohal ja noh , samas see on kompliment see ja on nagu mõnes mõttes , sõltuvalt siis tulemusest vaatame , mis saab , aga mina eile ütlesin ka , et mina arvan , et ta ei ole kasutanud . et mõni inimene kindlasti ütleb , et raudselt on , ei noh , aga ei ma arvan , et ta ei ole , mina arvan , et ta on puhas . arvata on , aga miks ta dopingukontrolli läks , ongi see , et noh , Kõik see, mis seal ümber, mis see ümberringi toimub . jah , jah , jah . jah , ta on nagu väga hea , aga tal on ka nagu siuksed nagu kuidas ma ütlen , ta ei paista silma rivist mitte oma vormi poolest , vaid millegi muu poolest nagu . tal oleks võinud olla mingid paremad bikiinid ka . et ma ütleks , et minu meelest talle see hele värv nii hästi nagu ei sobinud . et võib-olla midagi tumedamat , siukest sügavamat olla . miks ei kasutata nagu mustasid noh , mustad no bikiinid . musta igaüks ei roki ära . jah , see on selline noh , julge lüke onju , Jah. et kas toimib või ei sihuke toimi . must kontrast veits on seal säetud peal . kuigi noh , jah , sellel Susanna olid valged onju , mis olid ka nagu ikkagi . valge ja see on ka jah , See on selline riski. nagu riski jah , aga vot noh , tema peal toimis jällegi mega hästi . ja talle väga sobis . ja . jõuame siis selle viimase pikkuseni , noh , võitja oli Sel Toom ja ma võin öelda , et mina arvasingi mitu nädalat , ütlesin kõigile , et Lisel võidab overalli , et ma olen selles täiesti kindel ja eile ma seal kohapeal olin , et ma ei ole enam kindel . see oli nii naljakas , me sõitsime autos , kõik ju ütlesid , kes võidab , Lisel võidab , noh , pole kahtlustki , ta on räigelt hea , aga nii kui see õhtu edasi läks , see Susanna käis laval ära , siis olid kõik , siis ma käisin nagu küsisin nagu seal meeste käest nagu enamasti , et no mis sa arvad , kes võidab , vaata . siis oligi niimoodi , et kes ütles nagu oi , Lisel kindlalt on , et ta on nagu nii ja siis teised ütlesid , et no kas Lisel või Susanna tundub vist , et tänase päeva puhul Susanna , aga oleneb , kas kohtunikud vaatavad seda , mis on nagu terve hooaeg tehtud onju . jah , Liseli puhul ma just oligi see , et ta on nii palju võistelnud , kuidas ta nagu suudab või miks nagu sorry , ma ei tea , ma ei saa sellest aru , et see on nagu nii kurnav onju . aga samamoodi võib-olla nagu ta on leidnud oma mingi tasakaalu ja tal on seal okei olla . ja , aga sa ju tead , et kuidas inimkeha füsioloogia ju , kui sa ikkagi oled sellises staadiumis , eks see paremaks ei lähe ju . mis Lisbeth arvab ? no ma rääkisin temaga Spartas võib-olla mingi nädalake rohkem tagasi ja ta särab , tal on energiat , ta nagu , ta ütleb , et tal on nii hea tunne , tal on nii hea olla ja et noh , ei olnud mingeid märke ja suurest kurnatusest onju , muidugi jah , ta ootas seda , neid eestikaid väga ja kusjuures siis ma ütlesin ka talle , et no, võtad overalli ära ja kuni eilse , ma arvan , poole päevani ma ei no oli selle võtab ära siis meil oli suht sama sinuga see tunne . ja siis tuleb see overall onju ja siis ma
oot-oot-oot-oot, onju. Aga ei, ta on hea, temal on ka idekas see proportsioon, poseerimine, ta särab. ta on väga ilus jah. Ta on väga ilus ja no tegija. jah, noh, ta sai kevadel karika overalli Jah. ma arvan, et ta väga-väga tahtis saada meistritiitlit ka. Muidugi. noh, sai pikkuse, ei tulnud overalli, aga pikkuse ta on võtnud täiesti üksmeelselt. nii et kõik kohtunikud panid tema esimeseks ja ma arvan, et see on juba väga nagu suur asi. no vaatame jah. ja noh, overallis kas see napilt teiseks ei jäänud? kohe jõuame sinna. Tal oli ka kõige pikem rivi, tal oli 14 tüdrukut rivis. päris suur rivi. Nii, fitmodel siis kuni 172 Miia Mulenok esimesel kohal, Kristin Amani Kivikas teisel kohal. Fitmodel pluss 172, noh, lühike rivi, 6 tüdrukut, esimest ma ei tunne, Anastasia Vassiljeva, Kristlin Maar teine, Joanne Helene Sõrmus kolmas, tubli, Joanne tubli, tema on meil bikiinimeister. Jah, ja ma arvan ka, et tal on nagu potentsiaal suur. Nii, Wellness Open. ta lihtsalt tegeleb liiga paljude asjadega. ta selles suhtes, et lõpetab kooli ära, siis ta jõuab rohkem keskenduda ka, tal on teeb lõputööd praegu ja nii, Women Wellness Open, ei keegi muu kui Anastasia Toika. No üksmeelselt, no tõesti, pole kahtlustki, onju. Ma arvan, et see oligi nagu, me teame, kes on esikoht juba ära, et öelge siis need nagu teised. Aga noh, ta on tore, et ta on pildis ja kõik ja ta tahab ja talle meeldib ja noh, ma ütleks, et siis ta on nagu võib-olla nagu Lisel, et ta teeb ja tal on jumala okei selles vormis olla, ta võib paugutada järjest ja järjest. Aga no sorry, ma ei ole näinud, et tal oleks viimase paari aastaga nagu paremaks läinud. No aga kui ta on esikohal ju, siis ta ei peagi nagu enam no jah, sa ei peagi pingutama, sest et noh, ongi teine koht on sust nii kaugel, on ja. Võib-olla ongi selles suhtes, et sa näed, aga noh, Liselil ka, aga võib-olla nüüd ongi see, et okei, võib-olla võtaks või noh, vaatame, MM-il võib tulla ära, on ja. Vaatame, see MM läheb väga nagu mõnevaks, jah. Väga huvitav hooaeg. Juniorite overall siis Susanna, on ju, Susanna Piigli. Women's bikini overall Susanna Piigli. Ja Susanna üks kohtunik, kes ei pannud teda võitjaks. Ma ütlesin, et seesama üks kohtunik, keda me otsime. Et tule näita ennast. Mul jääb nii hästi meelde, kuidas seal lava taga me ootasime siis seda overalli väljakuulutamist. Ja siis me seisame seal kolmekesti, mina, Susanna ja Katja ja ma ütlen Susannale, et see on võimalik. Mulle tundub, et see on võimalik, on Susanna on. Tuleb, mis tuleb, on ju, ma ei tea, on ju. Tundub, et ta ise nagu oli juba nagu loobunud. Et on ju, et noh, me teame, on ju, umbes, kes tuleb ja siis ma ei tea, et nagu, aga tahaks ju, ma arvan, see on võimalik. Ja siis kuulutati tema välja ja siis oli ikka siuke, et tõesti, et nagu ongi võimalik, on ju. Et see oli no, nagu... mesimagus. Jah, just, mesimagus. Hästi... Võimas. Nii et me väga kiidame Susannat. Tõesti väga ilus. No, tal on kõik olemas ka. Jah, tal on kõik olemas. Ma arvan, et tal läheb Hispaanias ka väga hästi. Ja proportsioon ja ta on nii nunnu ka siuke. Siuke nunnu näoga. Väga ilus, jah. Ja fitmodel overalli siis, juba ütlesin, et Miia Mulenok. Jah. Ja Sparta spordiklubi võitis siis tiimide arvestuses 716 punkti, teisel kohal oli 149. Et no äge, mis ma oskan öelda. Treener on olla raskem kui sportlane, igal juhul. Ma mõtlesin, et tänane lindistus saab tegelikult väga keeruline olema, sest et ma ei tea, üldse need viimased nädalad mulle kell nagu iga päev ütles mulle, et mul on väga kurnav päev olnud. Siis mõtled ka, et noh, et kõik oma asjad ära tegema ja muretsema nende sportlaste pärast ja... Konstantne nagu muretsemine ja et hästi elad kaasa, on ju, ja
tahad, et läheks ikka hästi, et kõik oleks korras ja et noh, et jaa. aga sportlane on olla lihtne, sa lihtsalt lähed sinna ja naudid, on ju, teed oma paska. ja treener muretseb. Treener, sa oled psühholoog, treener, toitumisnõustaja, ema, õde, ma ei tea, ja kõik on ju, et sul on nii palju neid rolle, mitte ainult sportlane on sportlane. Ta on isegi, treener on su aju ka, ütleme sellel hetkel, on ju, ta ju jagab sulle kõiki käske. Ja. Aga sportlane on ilmselt nagu jah, ääretult elu lõpuni tänulik, kui on selline treener. Et seda ei saa sõnadesse pannagi, kui tänulik ilmselt, kui tänulikud nad on ju, jah. Ma eile, kui see Sandra sai oma Peikaga kokku, siis ma ikkagi surusin ta Peika kätt ka, mõtlesin, et sa väärid ka nagu õnne, et oled nagu kõrval ja see on ka päris raske. Peika on raske. Aga Peika on ka võistelnud, et ta teab, vaata, mida see elu nagu tähendab. Kindlasti, ma arvan, et need, kes on seda ise teinud, oskavad seda rohkem ja paremini toetada ka. Jaa, nõus. Ja kindlasti on vaja seda tuge. Et ise seal kõrval eidestuda samal ajal ei ole nagu eriti mõistlik nagu. Aga vaatame nüüd tulevikku. Nii. Mis järgmised plaanid on? Liisbeth sõidab Hispaaniasse. Jess, lähme teeme siis puhta töö seal Hispaanial. Jah, järgmine neljapäev. Üleäärmine neljapäev siis. 13. vist läks. Jah, 13. november on siis lend Hispaaniasse. Ja sa oled täitsa üksi nende... Ma olen täitsa üksinda aju surnud Katja asemel. Oi, no me hoiame sulle pöidlaid, et sa seal kuradi ellu jääd. Väga hull. Jaa, hoian kõiki kursis ja seal jah. No ma loodan sellele, et ikkagi nüüd tüdrukud on nagu läbi teinud sellega, nad on iseseisvamad natukene ja teavad, mis nagu hakkab toimuma, et siis jah, laupäeval siis 16. novembril on siis meie kõik tüdrukud on siis laupäeval peal. Pane story'si siis ka ikka, nii palju kui jõuab. Põhiline fookus on see, et tüdrukud oleks valmis. No jah, nad on valmis. Vormid on head ja ma arvan, et sellega ei ole vaja nagu... No loodame, et seal overallis on needsamad nimed, kes meil siin... Aga seal venelased ja japsid vist olid need, kes on kohal ja natuke teevad võib-olla raskeks. Venelased on nagu liiga head. Venelased ja nüüd venelastega on seal ka neid natuke hoiti seal puuris kinni, vaata. Ja kui sa hoiad seda metslast nagu puuris kinni... Ta läheb eriti januseks. Teame küll, et vene räljuseid naisi. No neid me kõige rohkem kardamegi, et... See kevad me ju ka nägime, et nad kõik seal võtsid esikohti. No põnev. Jaa, aga... Maailmatase peabki olema nagu selline, et see on hirmuäratav. Jah, see on maailmatase veel, on ju, et kevadel oli siis Euroopa ja et juba Euroopa tase on meeletu, et... Aga kuidas venelased nüüd tulla saavad? No, lastakse... No vaata, et nüüd on nagu, me oleme jõudnud sellisesse situatsiooni, kus erinevad alaliidud saavad ise otsustada, et tõenäoliselt mingit suurt ettekirjutust ei ole, et me kedagi ei lase. Ja see ongi, maailm on erinevates kohtades on nagu täiesti erinevatel arusaamadel. Ja, kevadel oli see, et nad said, pidi tulema 200 venelast, 200 asemel tuli 20, kes tegid mingid turistiviisad vist ja nad said turistiviisaga. Kuidas nüüd see olukord täpselt on, ei tea. Ei no andke nüüd mingi spordiviisa, no mis vahet seal on nagu, mis poliitiliselt toimub, sport on sport, vaata, jumalad savi, mis arvamusel on. Mis vahet selles on, mis viisaga sa tuled? Sa tulla saad ju. No ja oligi, et sportlasi vist ikkagi ei lasta, aga kui sa oled turist, siis umbes saad nagu tulla. Või midagi sellist seal oli, on ju, aga... Ma ei tea, lõpetage ära see pull. Me näeme, mina ju jälgin UFC-d, kus ei ole mitte mingisugust probleemi. Okei, jah, need, kes ei ole saanud, siis nad võistlevad nagu
seal Emiraatides onju, aga kogu aeg on võistelnud, kas on venelased, ameeriklased, mingit probleemi ei ole. See näitabki see, et me tahame teada, kes on parim kõikide seast, mitte nii, et okei, me saame neid nagu kuskilt puuris hoida. Päris paljud erinevate alade sportlased on öelnud, et nemad tahaksid, et võistleksid, sest kõik tahavad ju kõige paremas konkurentsis olla kõige paremad. Mitte see, et ma võitsin, aga seda ei lastud, seda ei lastud, seda ei lastud, seda ei lastud ja tead tegelikult, et okei, võib-olla kui nemad oleks peale, siis ma oleks olnud 5. Minu arust üks aasta oli, kas oli kuskil Jaapanis oli mingi võistlus, Tokyos jah. Ülivähe rahvast oli kohal vaata ja siis mõtlesidki, et eestlased hullult paugutsid seal, sest keegi ei viitsinud nagu kohale minna. Jaa, aga ma isegi mõtleks, ma ei tea, üks aasta oligi oht vist, et Hiinas on. Ma ei tea nagu, kas isegi... Tahad Hiina minna või? Ma ei tea jah, et nagu kas hakkan sinna kohale minema. Nagu noh. No Hiina peaks ikkagi tegelikult, kui sa ikkagi kohale saad, peaks võrdlemisi turvaline olema nagu ja. Turvaline kindlasti, ma ei tea, mul ei ole isiklikult sinna Hiina kuidagi tõmmanud. No täpselt jah, et lihtsalt jah, see Hispaania, kuigi see Hispaania ka nagu nende jaoks on ilmselt mugav koht, aga minu meelest võiks nagu, ega Euroopas on veel nagu linn. Ei pea ainult seal Santa Susanas olema, aga ma lihtsalt ühe podcasti osaga tuli välja, et mingid jutud on, et see Santoja on nagu seotud seal enamus nende mingi hotellidega, kes see Santa Susanas vaata on. Ja, et võib-olla see on jälle äriline, et ja, no raha ikka. No ma ei tea jah, miks see just nagu seal nii palju kogu aeg on. No aga okei, lähme tulevikus veel kaugemale. Liisbet, millal sina võistlema hakkad? Millal järgmine võistlus on sinul? No plaanipäraselt järgmise aasta sügis ehk 26 aasta sügis. Aasta pärast. Täpselt aasta pärast, kui kõik läheb plaanipäraselt. Ma ei taha nagu jah, midagi ära suuri lubadusi ja asju nagu sõnud, aga praegu on plaan selline. Järgmise aasta estikad. Just. Ja MM kindlasti. Et loodetavasti siis ei toimu Hiinas. Et MM-ile ma tahan kindlasti minna. Mõtle, kui tuleb siin kuskil, ma ei tea, mingi Rootsis, eriti hea oleks minna Soomes. Saksamaa. Saksa on ka ja saab otse luftiga ühe lennuga minna. Enamasti. Siin on päris palju kohti. Saksamaal ju seda fitness expot on ju jõhkrad mingid suured. No Euroopa kõige suuremad expod on nagu Saksamaal ja ma ei tea, nagu Saksamaa on ju ka nii tuiksoone peal. Sinna lennata on... Easy on ju. Ja teeb nagu võrdsemaks kogu Euroopast ja kogu maailmast kuidagi tulevad nagu kokku. Aga Liisbet läheb MM-i kulda siis püüdma. Aha, töö käib jah. Sa nägid seda perset taga või? Ikka. Nalja teed või? Kulda väärt. See on rets ikka. Töö käib. Ja ma unistan ja ikkagi maailmameistriks tulemisest. Muidugi. No sul on potentsiaal olemas. Ma usun ka. Et ma mäletan, see oligi Pärnuse võistlus, kui mina sind esimest korda lava peal nägin. No see oli ka ikkagi Katja tiim ja seal oli ikka puhas vuuk ja siis ka just see sinu tantsija taust ja see lava liikumine ja see sära, vaata. Meil seda sära ja nalja sai seal lava taga nagu päris palju, see oligi nagu teised kõik olid rivis kuidagi mornid ja siis nagu meil olid kõik juba ennem lavale minekut ikka nägu oli naeru täis ja peab ikka lõbusalt võtta, ei saa sellest stressata endal mingi ongi, Amoonia sõimab mindenist, vaatate, et elu polegi nii halb kui vahuril on ja sa küll võid saada stressi kogu aeg, kuradi vend jaurab. Sind küll, aga okei. Liisbet järgmine aasta tõmbab Eestis puhas vuuk ja maailmakatel puhas vuuk. Ja kus Amoonia puhas vuuk on, me oleme sellest ma arvan mingi miljon korda rääkinud, aga kordamine on tarkus ema. Mis mõttes, kus minu puhas muuk on? Kus sa? No kevadel lähed, on ju? Jaa. Vabandust. Ma olen nii väsinud. Praegu olen koju magama. Ma lähen Rootsi, ma arvan, need esimest võistlust tegema mais.
ja noh, see on ka, saab tore aeg olema, et enda tüdrukud on viimsel piiril, võistlevad vahetult enne mind. Ma olen raibe juba, vaata. Ja noh, ma ei tea, vaatame. Ma ei oska midagi oodata, ma küll tean seda, et ilmselt võistleb sama tüdruk, kes eelmine aasta minu pikkuses mind võitis. Mina olin teine, tema oli esimene ja aga samas mind mõõdeti pikemaks, et oma õige pikkuse järgi ma oleks pidanud olema klassi allpool. ja seal oli elulõng konkurents. No see võitis see mis ta nimi oli? Kes on nüüd Prodes ka jõudnud, et tema oli ka overall, aga seal oli minu meelest 4 tüdrukut oli selles lühemas pikkuses ja siis see tüdruk, kes seal oli, võitis overalli. Et jah, kui ma oleks seal pikkuses olnud, siis ma oleks niikuinii poleks ikka esimene olnud. Aga noh, no ei tea, teda ei saa mõelda, vaata, kes on siin ja kes on seal. Aga ma tean seda, et ma teen parema vormi. Minu siis see põhiasi oli see, et ma olen liiga suur lihasmassi poole pealt, ma pean väiksemaks tulema ja ma arvan, et ma olen tulnud väiksemaks ja nüüd lihtsalt vaja see maha lihvida, see rasv ka. Sul on vaja väiksemaks, aga veel tagumiku ikkagi veel suuremaks. Tagumiku suurus, ma arvan, mul on okei, aga see ülakeha just, et nagu tõmmaks sealt nagu veits pidurit peale. Et noh, ma saan aru, et miks Katja riidleb minuga, kui ma käin aperit tegemas siin mingi selgaanja, et nagu, mida sa teed? Sul siis ei ole üldse kavas väga... Mul praeguses kavas, mis mul aktiivselt on niimoodi, et mul on 1 ülakeha trenn nädalas ja mul on igat harjutust 1 seeria. Saad aru, ma teen selle trenni 10 minutiga ära. See on nagu mõttetu. Ja siis ma ikka natukene vaata, aga ma teengi väikeste raskustega, lähed pull-downi 25 kilo blokil, kliendid teevad 50-ga, ma panen 25. Ma ei saa nagu. Jaa, aga sa oled seal rebinud neid suuri numbreid küll, et las olla ja tuleb teha. Kui öeldakse, et tuleb teha, siis tuleb teha. Aga hull on ikkagi see, et sa saad tagasida see, et sa saad üle pand. Et nagu tõmba alla nüüd tagasi. Ma arvan, et see on okei tagasida. Parem, selles mõttes võib-olla lihtsam kui see, et sa oled ikka nagu pole piisavalt. Me teame ju seda, et lihase kasvatamine on kõige raskem osa. Ja siis öeldakse, et saa nüüd. Kuule, see on natuke liiga palju kasvatada. Mis UV-lampide all saab asjad ole. Et see on kompliment on ju. Ja samas nagu ongi nagu jah, eks konkurents ole seal nagu. No minul ei ole ideaalne geneetika ka bikiini jaoks ja mul ei ole seda X kuju. Ma pigem geneetika poole pealt peaksin olema figure või siis meie siin IFBB Internationalis body fitness, aga mulle ei meeldi. Ma ei taha olla see, minu arust see ei ole naiselik enam. Ja ma pigem jään ikkagi bikiinisse, isegi kui ma siia 100% ei sobi. No jaa, aga su töökus ja sihikindlus lõpuks viib sind sinna, kus vaja. Küll minu aeg ka tuleb. Ma olen väga rahul, et ma sain Eestis ikkagi, olen ju bikiini overalli kätte saanud ja ma ütlengi, et ja ma ei tea, kas ma kunagi tahan üldse nagu pro-liigas võistelda. Elu läheb palju raskemaks, kui sa jõuad proosse. Ja see, nagu sa näed, siis need, kes selle kaardiga siin saavad, nad ei taha minna, vaata. Et ma tahaks võib-olla seda tunnustust, et ma olen pro-vääriline, aga kas ma päriselt ka nagu tahan sinna minna? Ei, sa lähed ikka, kui lõpeta ära. Jah, siis saan seal viimase koha. No saadki ja siis kasvadki jälle, saad tagasisidet ja lähedki paremaks. Ma olen nii vana juba ka. Lõpeta ära, sul on... Ma arvan ka, et sa lähed. Sul on potentsiaali veel üks kõva 5 aastat. Ma olen 31. 5 aastat on kindlalt veel minna. Nii et ole rahulik, et kui... Liisbet on noor, 23. Saan 23. Noh, sa oled 9 aastat noorem kui mina. Sul on ikka väga nagu hea... 15 aastat aega teha. Hea sats veel minna. Sa oled juba lähedal, sa oled NPC-s ka olnud suurtel võistlustel poodiumil. Kui lõpeta ära, see on päris rets. See ei suuda vast aru saada. Kui sa seal on, sa oled jumal lähedal olnud kategooria võidule. Minul on ikkagi see poseerimine ka nõrk, vaata Liisbetil on väga hea tantsudaus. Kirjuta Katjale, teed täna trenni.
poseerimist või? ei, ma pean küll kingadelt tolmu juba maha pühkima ja juba hakkama, ma tean, ma lähen järgmine pühapäeva siis reisile. Mul on list juba nimekiri notes-ides olemas ja poseerimiskingad on seal ka kirjas. aga võib-olla võttagi, lähme teeme mõned tantsutrennid. Sinuga või? ei, lähme kuskile mingile workshopile, vaata natuke siukest mingit liikumist, voolavust, see hullult aitab. seda seksikat. Ja, see täiega aitab. aga lähme siis, teeme mingi tiimiürituse. noh, muidugi, mulle väga meeldivad. See aitab hullult rütmikusele ja jah, voolavusele, sellisele naiselikkusele kaasa. jah. no vot. teeme ära. kuulge, aga tõmbame otsad kokku või? jah. Lähme magama. Lähme trenni, lähme teeme tööd ja lähme trenni. aga tore oli. Aitäh, et tulid. Ja aitäh kutsumast. Kuigi Vahur nagu ikka räägib lihtsalt kõigist üle ja vaevalt ta meile väga palju sõna siin jättis. aga nalja teeb ka. Ja ei, ta on naljakas küll, aga vahepeal ma tahaks nagu kägistada ta surnuks. Ja siis te arvate, et ma ei saa sõimata ja ma ei ela konstant hirmu all. jah, okei. Vägivalda aitäh kutsumast ja mul on teiega alati tore jäppida. Aitäh sulle, et tulid ja näeme järgmises episoodis. Tšau, sõbrad. Tšau.